Kas ma küsiks, et kuidas sa üldse religiooni näed, mis on religioon sinu jaoks? Jah, hea küsimus, aga jaa. Ma ütleks, et ta on ikkagi mört, mis hoiab ühiskonda koos. Et panpsühhism, et räägime panpsühhismist, et panpsühhism on siis animism uuel kujul. Et kui kogu ümbritsev maailm, kõik need tsibiputinid, ja tsibiputin veel kord on siis võru oskuskeelt siia sisse tuua, et tsibiputin on väidetavasti elementaarosake võru keeles, et kui kõik need tsibiputinid on elutud, siis kuidas saab juhtuda niimoodi, et need ajus kuidagi need tsibiputinid kombineeruvad niimoodi, et meie peas tekib siis teadvuseks nimetatav asi. Et kas päiksel on teadvus? Ja jällegi, mis laadi teadvuseks, et erinevus meie ja päikese teadvuses, ja kui päikesel on teadvus, siis tõenäoliselt erinevus meie teadvuse ja päikese teadvuse vahel on sama suur kui elektroni ja meie teadvuse vahel. Ja selles mõttes on YouTube olnud ikkagi, minu jaoks, tema teraapiline efekt on olnud ikkagi tohutu. Minu enda jaoks. Aga YouTube on ju otsast otsani igasugu plära täis, et mis see on siis see plära, miks üks plära tõmbab ja teine tõukab eemale ja Minu nimi on Riko Veskiväli ja käesolev saade on 2020. aasta jaanuarist. Võtsin selle uuesti sahtlist välja, räägime seal Hardo Pajulaga, kellega koos ma tollel ajal tegin Edmund Burke'i seltsi ja tähenduse teosede saateid. Räägime seal teadvusest, räägime teadusest, räägime religioonist ja Rupert Sheldrake'i raamatust Teaduse vaimne praktika. Head kuulamist! Ring podcasti 21. saade, täna on külas Hardo Pajula. Suurem teema siis on järgmine kuu ilmuv raamat Teadus ja vaimne praktika. Selle saate valmistumiseks siis vaatasin, see oli vist sul sügisel, septembris. Juuli lõpus. Oli Vaba Akadeemias, oli siis loeng sama teemaline, siis sa veel tõlkisid seda raamatut. Siis ma veel tõlkisin ja pealkiri oli Teadus ja vaimsed praktikad mitmuses, et nüüd jäi lõpuks ainsusesse. Tõmban nätsa lähemale. Siis ma olin poole siis ma olin 6. peatükk, see 6. praktika keskel. Et kui nüüd kuulame, mõtleme, mis me räägime, see on Rupert Sheldrake'i inglise keeles Science and Spiritual Practices, eesti keeles siis Teadus ja vaimne praktika, raamat ilmub järgmine kuu. Ma lugesin selle inglise keeles läbi, ma arvan, see oli eelmise aasta jaanuaris. Sa oled lugenud inglise keeles? Ja ma mäletan, et umbes tollel hetkel oli ka, ma sai siis ringi 14 esimest saadet said tehtud ja ma mõtlesin sellist uut suunda, et siis toll hetkel mul oligi mõte, et võtta see Science and Spirit ja võtta see nagu ringi põhjaks, et siis hakata niiviisi neid praktikaid. Osaliselt seda vist ka tegid, eks? Või seda osaliselt praegu vist teen ka. Meditatsioon ja et rääkida asjadest, millel on siis praktiline väärtus, millel on niisugune otseselt kogetavad tegevused. Aga ennem kui läheme selle raamatu juurde, et siis sõnapaar teadus ja vaimne praktika. Et alustaks võib-olla sellest teadusest. Et ma tean, et 2 aastat natuke rohkem koos asju teinud, et seda teaduse ajalugu oled nende oluliste raamatute kursuste raames sügavalt uurinud. Rohkem kui mõni teine võib öelda. Rohkem kui mõni teine, seda vähem ja kokkuvõte. See mulle meeldib see. Ja võib-olla siis küsikski alguses, et teadus. Et kindlasti sa oled ka tulnud, ma arvan, pigem just selle nagu lääne tsivilisatsiooni poole pealt. Ja muidugi, siin me oleme. Kus meil mujalt tulla on. Et mis see teadus on, kuidas ta arenenud on, mis ta võiks olla, siuke suur küsimus. Ma parandaksin kõigepealt seda, et ma ei ole niivõrd, ma olen siin siis selle oluliste raamatute kursuse raames, ma olen nüüd 2 aasta aega tegelenud niimoodi ikkagi pigem siis lääne mõtte ajalooga, lääne filosoofia ajalooga. Alates siis hakkasime pihta eelsokraatikutest ja nüüd oleme jõudnud eelmise talvel jõudsime siis välja Keplerini ja otsepädi Newtonini, kartesiaanliku revolutsioonini laias laastus ja teadus, nii nagu me teda täna mõistame, on ikkagi
pärineb suuresti sealt. Kui me täna räägime teadusest, siis me vaikimisi ikkagi toetame Newtonile kartesiaanlikule, Newtonile Descartesile. Nii et selles mõttes teaduse ajalooni jõuan võib-olla alles jõuangi sellel kursusel. Aga loomulikult see on kusagilt välja kasvanud see teadusõis, peenar on paksem. Et see oli väikseks täpsustuseks, aga mulle, kui sa küsid, et mis on teadus sinu jaoks? Jah, minu jaoks, siis parim vastus on ikkagi sellelt samalt autorilt, kelle nimi siit juba läbi läks. Või ma olen kuivõrd ma olen taga nii palju tegelenud, siis ma tahes tahtmata see mõjutab ja eks see on ka osaliselt eesmärgiks. Et seal on kaks aspekti, et ühest küljest on teadus kollektiivne uurimismeetod, mis siis rajaneb ta on ikka meetod, kuidas asju uurida. Sõltumata siis isegi niivõrd sellest uurimisobjektist, mis on siin olulised eelretsenseeritamine, see, et kolleegid kriitika, vaatlused, tõendusmaterjal ja kõik see, ütleme, visandamiseks piisab vast sellest. Aga teisest küljest rõhutab siis Sheldrake ja mulle tundub see tema argumentatsioon usutav, et ta on muutunud ka teatud valitsevaks, muutus ta siis kusagil 17. 18. sajandil muutus ta kõigepealt läänes ja tulenevalt lääne võidukäigust üle maailmavaateks, mis on siis suuresti võtnud üle selle rolli, mille religioon on täitnud eelnevatel aastatuhandetel. Nii et kui nüüd see paratamatult natukene umbärane hägus vastus üritada kokku võtta, et siis ta on ühest küljest on teadusmeetod ja teisest küljest maailmavaade, mis on väga sarnane religioonile ja religiooni ka tähendab ja mingis mõttes jah, ongi. Ma mõtlen, et ütleme, kui sa mainisid Descartes ja Newton, aga ennem seda ka ju toimus mingil, et kas ennem seda, kui mingid distsipliinid nagu arenesid, et kuidas siis neid ennem kutsutakse või mingi märga teadust? Jah, ütleme see, millest kasvas välja nüüd tänapäeva loodusteadus, see oli ikka loodusfilosoofia, natural philosophy, nii et kõik oli vaata, meil on Holmesile selles listis on hea video see, et ma ei mäletagi, mis see täpselt selle video nimi on, aga ta põhimõtteliselt ta viitab sellele, et kõik need suured küsimused on ikkagi laias laastus lääne tsivilisatsioonis pärinevad ajavahemikust -600 kuni -400. Ja jällegi kui nüüd lühidalt vastata, siis see, mida me tänapäeval peame teaduseks, seda peeti ikkagi 400-500 aastat tagasi lihtsalt loodusfilosoofiaks. Oli moraalifilosoofia, oli loodusfilosoofia. Ja filosoofia ei tasu ära unustada, et selle otsene tõlge on ju tarkus armastas, nii et osad inimesed on tarkust armastanud pikalt ja mingil määral kas kõik, aga ma arvan, et see on jälle ka midagi, mis on inimesesse kuidagi sisse istutatud, see armastus tarkuse vastu. Aga ütlesid, et teadusest on saanud religioon, aga ma küsiks, et kuidas sa üldse religiooni näed, mis on religioon sinu jaoks? Jah, hea küsimus, aga hea, et sa küsisid, see tundib ennast vastama. Ma ütleks, ta on ikkagi mört, mis hoiab ühiskonda koos. Et kui nüüd jällegi üks võimalik kui see nüüd eeline vastandipaar oli teadus ja religioon, et siis nüüd ma võib-olla võtaks, et seda sama asja teise kandi pealt vaadata, vastataks ta spirituaalsusele.
et kui spirituaalsus ja kõik need sõnad on muidugi sellised kuivõrd nad on meie selle valitseva maailmavaatega, milleks on siis teaduslik materialism, selges, nad ei mahu sinna hästi, siis on ühest küljest on nad on sellised hämusad ja teisest küljest on neil ka väike stigma küljes osade inimeste jaoks vähemalt, kelle hulka ma isegi kuulusin päris pikka aega. Et kui spirituaalsus on ikkagi mingi siuke isiklik suhe, kes teab millega nimetama, siis kõrgemaks jõuks parema mõiste puudusel praegu. Et siis religioonil on selgelt selline religioon on ikkagi kollektiivne nähtus. Et see on jällegi üks võimalus asju defineerida ja kindlasti mitte ainuke, aga et siin mingitki sotti selles või mingitki joont selles vestluses hoida, ma räägin vähemasti nii, nagu mina seda näen, et spirituaalsus on selline individuaalne nähtus, aga religioon on siis see, mis lugude, ütleme siis niimoodi, religioon on lugude ja praktikate kogum, mis seob inimgruppe ühte mingis, selleks, et nad saaksid koos olla. Ütleme siis niimoodi, et religioon on praktikate ja lugude kogum. Okei. Aga... Ja selles mõttes, teaduspraktikad, seesama meetod ja lood ka, nii et selles tähenduses teadus läheb sinna alla päris kenasti. Jälle, kui me nende definitsioonide juurde jääme, nagu me selle jutuajamise raames vahest võiks. Aga oli siis juttu Descartes'ist. Kas on juba ilmunud ka YouTube'is, sul oli eraldi saade tähenduse teejuhtide? Ja see oli Descartes'ist oli meil saade Piret Kuuse ja Roomet Jakapiga, mille pealkiri oli globaalne kahtleja. Just number 61, eks ole, ja Descartes'ist oli pikk ja põhjalik saade. Et väga huvitav minu arvates. Oli huvitav saade, 400 aastat siis sai, seal saates te räägite ka siis Descartesi kuulsast unenäost ja kui meil siin enne oli juttu, et 10. november 2019. Ja. Kui enne oli juttu, et siis loodusteadused või see teaduse, kui me täna seda mõistame, et selle sünnipaik jääb sinna, et siis mis siis õigupoolest siis juhtus? Et kuidas, kuidas oli maailm enne seda, mis oli tol ajal siis õhus ja mis siis sai, et kindlasti need asjad juhtunud päeva pealt, aga see oli niisugune 100 aastaga ikka muutus õige palju. Ja kas ma saan joonistada siin järsku või? Ja. Meil on ju telesaade. Minu jaoks on selle asja kõige paremini, me ei ole ka seda jõudnud seda klippi üles panna veel, aga kui ma siit nüüd koju lähen, siis ma saadangi selle tõlkimisele. Richard Tarnas võtab selle asja väga elegantselt ja lihtsalt kokku, et kui ma teen siia selle joonise siis kiiresti, ja näitan seda. Richard Tarnasest siis rääkida, et tema osad klipid on meil ka... Jah, Richard Tarnase kohta on nüüd eraldi siis playlist meil, seal on küll ainult vist 3 praegu, aga nüüd siit tuleb 4 ja tal on väga palju head materjali ja Tarnas on olnud siis Tarnase tõesti suurepärane teos, et kui sellest intervjuus ka kellelegi midagi muud meelde ja siis see Passion of the Western Mind kindlasti üks asi, mida ma väga soovitan. Võib-olla hästi natukene mikrit veel tõmba lähemale veel, näitan sellesse kaamerasse. Jah, näita sinna, jah. Et veel kord selle kohta tuleb Tarnase enda klipp, aga... Tõsta veits üles poole. Nii. Ütleme, veits veel üles poole. Nii. Et ma siin põlva otsas kiiresti teed, kui me vaatame seda pilti siin, siis et siis see oleks seda ta ütleb, et see on
see, kuidas inimesed on ennast aastatuhanded näinud, et see on siis, ütleme, see ring on siis kõik see, mis on, ja see punktiirjoon, see on siis see üksik inimene. Ja tähtis on see, et ta ei suuda, ütleme, kui me vaatame seda, kuidas teadvus on aastatuhandete vältel tekkinud ja võib-olla mingit aimu me saame sellest ainult siis, kui me vaatame väike imiku käitumist, ja mul ei ole ligipääsu sinu teadvusele, mitte kellegi teadvusele peale enda oma, ammugi siis soolise imiku omale, sinu omast ma võin veel mingit ette kujutada, imiku oma, mul ei ole seda mälestust ja see kõik on loomulikult väga spekulatiivne, aga võiks arvata ja on arvatud ja minu arvates võrdlemisi usaldusväärselt arvatud, et see imiku jaoks on keeruline see alguses eriti, kui sa oled just üsast välja tulnud, et mis tuleb sinu seest ja mis on väljast, et ega see ei ole üleüldse nii väga, väga lihtne, eks. Ja eks me sellises, kui me nüüd oma väga kaugete esivanemate peale mõtleme, siis pilt võiski olla selline, et see sees ja väljas vahe oli väga tinglik ja mis tähendas ühtlasi ka seda, et kõik elas samamoodi nagu minagi ja see on siis laias laastus see, mida me tuleme animismi nime all, et kogu loodus on samasugune elav asi nagu ma isegi. Jah, loodusrahvaste just nimelt, loodusrahvaste usk põõsast kuni Plutoni, Plutot nad siis ei teadnud, on kõik niimoodi... Jõel on hing ja metsal on hing ja kivil on hing. Ja mägedel ja kõigil sellel, mis taevad. See on kõik üks suur elav organism. Nüüd, mis juhtub teljeajastu? Seda on see, kuidas seda nimetab siis saksa filosoof Karl Jaspers. Ja see juhtub siis üheaegselt just seesama kusagil 4.–6. sajand enne meie aja arvamist 4. kohas üle maailma siis Pärsias, Vana-Kreekas, juutide juures ja siis Hiinas. Toimub, et hakatakse seda hingestatust hakatakse projitseerima loodusest väljaspoole, transcendentsi. Et kusagil, seesama meile kõige omasem idee Platonilt pärinev, et väljaspool aega ja ruumi on vormid ja meie sinuga oleme nende vormide üks rohkem, teine vähem koomiline. Jätame kummale kasutada, kumb on siin koomilisem. Et või ebatäiuslikud nende vormide koopiad. Et ühesõnaga seda hingestatust või hinge hakatakse projitseerima rohkem loodusest välja ja kui sa nüüd küsisid, et mis siis juhtub selle Descartesi unenäoga, on see on ju jällegi, eks aastatuhanded võetud kokku, aga korra veel, et kui hinge hakati projitseerima loodusest välja, siis et mis see objekt siis oli? No ongi, siit tekib siit selgelt toimub siis liikumine monoteismi suunas. Yeah. No siis, et Jumala... Ja Jumala, jah. No Jumal on ka siin, ütleme see... Ka seda võib vaadata jumalate kategoorias, aga sellisel juhul on ta selline panteism, ma arvan, et loodus ongi Jumal. Ja ma arvan jällegi, et kui sa ei suuda, ütleme, kui me ei suuda, räägime siin varastest inimesed, kui nad ei suuda ja loomulikult see on veel kord ma rõhutan kogu selle asja spekulatiivsus, see on lihtsalt üks lugu ja mul ei ole Statistikaametis selle kohta mitte ühtegi tõendi esitada praegu ja kui ma need küsima läheks, siis ma ilmselt mul ei läheks seal väga hästi. et kui ei tee enda ja endast ja väljaspool loodusest suurt vahet, et siis on see transcendentsi idee on ju palju nõuab palju suuremat sellist abstraktsiooni aastat, et jah, selline transcendentse jumaluse idee, said sa vastuse siis? Jah, see oli... Ja see, millega Descartes siis lõpuks siis
asja, kartesiaanlik, seda kartesiaanlik tähendab siis Descartesist tulenevaks, dualism on see, et kõik see hing ja mõte ja tundmused on ainuüksi meie peades ja kõik see, mis on meie ümber, see on hingetu, eesmärgitu, elutu aineosakeste mass, mida on võimalik matemaatiliselt kirjeldada. Ja siis on see kartesiaanliku dualismi kokkuvõte. Ja kui siit veel edasi minna, kuhu me tänapäevaks oleme liikunud, siis võib-olla ongi see, et kõige äärmuslikumal juhul kaob ka see ära. Sest, kui uskuda Daniel Denneti juttu, et siis see siin, mis ja Descartesi jaoks on alles ka see Descartes on tubli kristlane ja selgelt usub transcendentsi, et Descartesi jaoks on alles ka see. Aga nüüd ütleme siis siin... Võid veel korra natuke tõsta üles poole. Et Descartesi jaoks on alles on siis see vaim on inimeste peades ja siis transcendentsis ja nüüd tänapäeva ütleme kõige siukused mõnes mõttes selle materialistliku, see on jällegi need on kõik karikatuurid siin, mis sa selle lühikese aega ikka jõuad nii väga teha. Kui mõtleme Daniel Dennetit, et siis ongi lihtsalt üks elutu eesmärgitu, et ka teadvust ei ole, teadvus on väidetavasti illusioon. No nüüd jõudsimegi selle teadvuse juurde, et siin alati, et eesti keeles see kõlasarnasus on alati nii, et siin me peame selle jutu teadvuse juurde. Teadvuse, jah. Ja me peame sinna consciousness. Ja. Et, ma ei tea, oli abi sellest joonisest? Oli küll, jah. Kusjuures mul sai asi selgemaks. Joonis on alati, jah. Ja joonis on väga hea, et mul oli kunagi üks mikroökonoomika õpetaja hollandlane ja tema suurepärane minu hariduse esimene et kui ma võtan kokku oma hariduse sellised, üritan mingitesse punktidesse võtta, siis selle sama hollandlase ettekirjutus, et the first thing to do is to draw a nice little picture. Sa oled varem mainid, see on hea. See on väga hea. aga kus ma olin, teadvus on ju, et kui me, mis on siis seal eelviimane pilt, mis sa joonistasid? See Descartesi. Jaa, et see teadvus on siis, see on ka võib-olla et teadvus on ainult omane inimesele. Ja ainult inimesele ja loomad on kuigi kui ma on kõik masinad. Taimed on masinad, loomad on masinad ja inimene on ka masin, sellepärast, et kõik see veresooned, kõik on masin, aga on ka teadvus ja see tekitaski selle ületamatu probleemi, et kus siis keha ja teadvus kokku saavad ja Descartes arvas, et see on käbinääre. Nüüd nagu Sheldrake on väga elegantselt öelnud, et nüüd oleme on see koht, kus teadvus ja keha kokku saavad nihkunud paar tolli ettepoole siia. Ma ei tunne seda ajuterminoloogiat nii hästi, aga see prefrontaalne korteks vist tõenäoliselt. Jah, nii palju, kui ma aru olen saanud või ei ole saanud, et see põhiprobleem, mis me täna ei suuda selgitada, siis mis see teadvus on tänaste vahenditega. Jah. No, ja lootus on see, mulle väga meeldib jällegi see, raamat ongi ju täna, eks, või saate pealkiri nüüd teadvus ja vaimse praktika, et me räägimegi ühest autorist, sedõttu ma tsiteerin teda siin ka, ma ei hakka üldse vabandagi, ma teda palju tsiteerin. Et ta meeldis väga mõiste, mille ta on toonud sisse dogmad, et ta kasutab seda teistes raamatutes ka, see Karl Popperi, ta tsiteerib Karl Popperit, kes on öelnud, et kes on kasutanud sellist mõistet nagu lubadusmaterialism, et kui me jääme nende praeguste oletuste juurde, sellesse mõistelisse raamistikku, siis 20, 50, 60, 70, 80, 255 aasta pärast ikkagi me suudame need hammasrattad, keemilis-füüsikalised hammasrattad ära selgitada. Ja siis me olemegi siin, et see on see eesmärk. Kui ma hakkan praegu mõtlema, et selgitada
selgitada see kõik ära, jõuda siis siit läbi siia, kus kõik, et see teadvus veel kord tekib siis, et ka teadvus on siis jah, samasugune põhimõtteliselt samasugune asi nagu kell. Sest tegelikult väga oluline, jällegi nii vähe kui mina sest aru saan, on kogu selle teadusarengu juures vaadata neid metafoore, mida kasutatakse. Kell oli omal ajal tohutu suur leiutis. Me isegi meil on väga raske panna endas nende inimeste kingadesse või olukorda, et vanasti, kuidas käis üldse aja mõõtmine, eks see käis päikse järgi, päev oli, aga et kell esimest korda võimaldas aega jaotada tükkideks. See on nüüd on tohutu muutus maailma tunnetuses ja teine asi see, et on ikkagi päris siukene päris veenev leiutis. Hammasrattad ja kogu see peenmehaanika, mis seal on, ja see andis omakorda metafoori selleks, kuidas selgitada loodust. Et see mehhanitsistlik teadus väga paljuski rajaneb kella metafooril. Nüüd praegu on meil, ütleme, kui me räägime kognitiivsest psühholoogiast, me räägime algoritmidest, aga see on jällegi see metafoor, mida me võtame sealt sellest, mis me ümber on, kus meil ikka neid asju nii väga võtta on. Arvutid ja simulatsioonid. Just. Et jah, et lõppude lõpuks me jõuame sinna, et me saame ka teadvust põhimõtteliselt, tänapäeval ma kindlasti kasutaksin arvuti metafoore, aga põhimõtteliselt eesmärk on selgitada teadvust, nagu ütles jõukast väga peenikest kella, et ikkagi käivad need keemilis-füüsikalised hammasrattad seal. On see aju pildistamine ja kõik see, otsitakse ikkagi vastus sellest mateeriast, mis seal peas liigub. Nii vähe, kui mina sellest aru saan. Jah, et kõik on mõõdetav. Just. Ja mis ei ole mõõdetav ja seda ei ole olemas. Kuigi kui ma olen ka sõpradega rääkinud, et me tegelikult ei ela nii, et kõik on ju masin, et meil, kui kass on kodus, et ei vaata teda kui masinat, et ikkagi suhtud temasse kui elusolendisse. Tal on üks väga ilus lause seal teaduse ja vaimsete praktikate alguses kohe, et ta alustas, Sheldrake siis alustas ta seal õppis, meditsiiniline füsioloogia oli üks ainetest, et nad õppis neid, et mis need hormoonide nimed on ja kuidas nad seal liiguvad, aga et see teadmine ei selgita kuidagi armumise kogemust. Võid küll teada, et see on see see väike lause jällegi avab väga palju. Ja teine lause, sama nurga alt, mis meil on see klippi pealkiri on Sheldrake'i playlistis on, kui seda teeks mõni tablett, siis seda nimetatakse meditsiiniliseks läbimurdeks, ta toob orgasmi mõiste sisse. Alselt tuli et veel kord, mis roll, et mis funktsiooni täidab orgasm inimeste, et seal on seotud selgelt reproduktiivkäitumisega ja ilmselgelt seal mingid hormoonid liiguvad, aga see ei selgita jällegi seda subjektiivset kogemust. Ja et seal ongi peaaegu see sama kartesiaanlik dualism otse seal samas, subjektiivne kogemus ja siis kõik need hammasrattad, mis see siis on, reaktsioonide kompleksi ajal meil kehas liiguvad. Et et me kogeme hoopis midagi muud kui seda, milles me väidame ennast aru saavat, võib vist nii öelda.
ja tema suur innustaja ja eeskuju Goethe, ma saan ongi aru, et tema siis üritas seda silda, arusaamise ja kogemuse vahelist silda kuidagi siis koostada või seda tühimikku täita ja ülesanne on keeruline. Ma ei tea, aitas see kuidagi? No ütleme... Küsi edasi, kui... Küsin edasi, jaa. Et see on mulle endale vajalik. Jaa, et oli juttu animismist ja sul oli ka, see on juba ilmunud, Asso Krull ja Jaak Johansoniga oli saade. Jaa, see oli hea saade. See oli, ma arvan, minu siis selle hooaja, kindlasti selle hooaja, aga võib-olla üks... See mõeldis mulle endale ka, jah. Üks lemmikuid saateid. Ja seal oli siis juttu loodusrahvades, ma kindlasti, kui elu lubab, et siis ka Hassoga rääkida ka animismist ja loodusrahvastest veel eraldi, aga seal tuli ka jutuks siis, et panpsühhism, et räägime panpsühhismist, et panpsühhism on siis animism uuel kujul ja ma arvan, et see on hästi ma ise ei teadnud sellest sõnast veel ega minagi ei saa, kõik minu jaoks me oleme siin enam ühe. No see on uus, või kui uus ta nüüd on, ma ei oska öelda, see on uus uus siis käsitlusviis või miks mitte ka teooria. Ma räägin seal sama tõukekohast, kus see siis alguse saab, et kui meil on nüüd selline pilt ikkagi, et kõik on selline, kõik on elutu, eesmärgipäratu ja hingetu, aga meil ometi on, me ise tunneme seda, et meil on mingid eesmärgid. Oleme teadval. Me oleme teadvusel, me oleme elus. Daniel Dennett ütleb, ma mõtlen, et kasutada see karikatuurid, et see ka kõik on illusioon, aga siis on jällegi vastus see, et illusioon saab eksisteerida üksnes teadvuses, nii et see ikkagi ei lahenda midagi. Et kui kogu ümbritsev maailm, kõik need tsibiputinid, ja tsibiputin veel kord on siis võru oskuskeelt siia sisse tuua, et tsibiputin on väidetavasti elementaarosake võru keeles, et kui kõik need tsibiputinid on elutud, siis kuidas saab juhtuda niimoodi, et need ajus kuidagi, need tsibiputinid kombineeruvad niimoodi, et meie peas tekib siis teadvuseks nimetatav asi, olgu ta siis olemas või mitte, sest kui ta olemas ei ole, siis on ta illusioon, mis tähendab, ta on ikkagi olemas. Ja et panpsühhism on et see on see fundamentaalne dihhotoomia, meie teadvusel olendid ja siis kogu see ääretu kosmos, mis on lihtsalt surnud mateeria. Ja panpsühhism on üks võimalus seda siis selgitada nii palju, kui mina sellest aru saan. Ja see väidab siis seda, ja mulle meeldib see oluline sõna on siin kogemisvõime ja iseorganiseerumisvõime on omane mateeria kõige väiksematele siis koostisosadele. No võtame elektron on iseorganiseeruv süsteem. Ta on see iseorganiseeruvus on siis siin see iseorganiseerimisvõime on siin see võtmesõna. Ja et see kui nüüd panpsühhiste on vist erinevaid ka, et mõni ütleb, et ka see on vist, ma olen arvatud, seal on väga palju erinevaid suundi. Just nimelt, ja ma ei ole kaugeltki siin mingi asjatundja, ma räägin selles nii palju, kui ma sellest ise kuulnud olen. Aga ma arvan, et see ikkagi see defineeriv tunnus on see arusaam või oletus, et see iseorganiseerumisvõime või kogemisvõime on omane mateeria kõige väiksematele koostisosadele. Ja miks seda vaja on siis selleks, et kui see on nii, et kui elektron on mingil siis sellisel määral, nagu me tässä rääkisime, teadvusel, eks siis tal on tung ennast säilitada ja ta reageerib kuidagi sellele toimuvale. Et siis see fundamentaalne erinevus meie ja selle hingetu mateeria vahel kaob ära, sest siis tekib see sama, et erinevus ei ole mitte põhimõttes, vaid määras. Me koosneme paljudest elektronidest ja seetõttu oleme siis aga mis selle ta eesnimi oli, Strawson on ta perekonnanimi, kui ma nüüd õigesti mäletan. Tema polegi tähtis see. Aga siis on jälle küsimus see, et kui me juba seda teed läheme,
et ütleme, et elektronil on teadvus ja veel kord mitte seda, et me nüüd saaks aga ta kusagil on Sheldrake on väga üks elegantsemaid lauseid minu meelest on see, et it's hard to get excited about the mental life of electron, ehk siis, et elektroni vaimul, et temaga ei ole nagu suurt milleski rääkida väga, eks, et et see on erinevus, tohutu erinevus määras, aga jällegi mitte põhimõttes. Aga kui sa seda teed juba lähed, siis tekib küsimus, et kui elektronil on teadvus ja minul on teadvus, et veel kord, seda teed minnes on täiesti loogiline küsida, on ka päikesel teadvus. Aga kui me seda juba küsime, siis siis suunatakse meid kõigepealt Statistikaametisse ja sealt võib-olla juba siis, ma ei tea, tohtri juurde. Võtsin sealt sellest loengust ühe selle... Jah, just. Et kas päikesel on teadvus? Rupert Sheldrake on tegelenud küsimusega, kas päikesel on teadvus. Ma olen just hiljuti valmis saanud eestikeelse astroloogia tarkvara nimega Astrotark. Seal saad vaadata, millistes suhetes on näiteks sinu päike teiste planeetidega. Sest need planeedid siis tulevad sinu elus ka niiviisi selgemini esile. Mine vaata lehelt astrotark.ee, seal saad seda 7 päeva tasuta proovida. Ja jällegi, mis laadi teadvuseks, et erinevus meie ja päikese teadvuses on, kui ta on olemas ja see veel kord me ei räägi siin. Mulle meeldis väga hästi, see ei ole veel üleval, see saade, ma lihtsalt teen väikse joonulise märkuse siin, et selgitada, mis positsioonilt me seda asja üldse räägime siin praegu, et mul olid siin sama stuudios olid ja puldis olid, eks, Peeter Laurits ja väga hea saade ja jälle Asso Krull ja Peeter Laurits ütles, kuidas tema Sheldrake'i juurde saadus. Sheldrake aitas küsida, et tal mingid küsimusi oli tal peas ja need olid lapsest saadikud ja aitas küsida veel täpsemaid küsimusi. Et me ei räägi siin sellest, et asjad on nii, et on olemas selline hüpotees. Ja kui päikesel on teadvus, siis tõenäoliselt erinevus meie teadvuse ja päikese teadvuse vahel on sama suur kui elektroni ja meie teadvuse vahel, et või on natuke, mis joonlauaga seda ikka nii väga mõõdad, eks. See on päris suur hüppe sellest, et see on hüppe siit kohe tegelikult ju siia tagasi, eks. Et üks suur heeliumkera või siis ta on elus. No jah, ja mis sellest... Sest kui ma mõtlen lihtsalt loodusrahvaste peale, siis nende jaoks ei ole isegi see usk, et siin keegi võib öelda, et päiksel on teadvus ja see on võib-olla usu küsimus, aga nende jaoks on see ilmselge tõsiasi. Ilmselge tõsiasi, et see on, mulle meeldib, kuidas nad seda nimetavad, see on way of life või see on eluviis, et nad võtavadki kõik elusana ja see aitab neil tunda ennast millegi suurema osana. Just. Ja nüüd viimane vestlus Vernoniga oli tal ääretult huvitav ja sealt ma saan nüüd 3 klippi tuleb lõikamisele. Et ma ei olnud sellest, see oli väga huvitav. Ühesõnaga, seal on see teema, eks jällegi, ma olen juba selle, ütleme niimoodi, et olen siis seda teed edasi, kus on mind käidud ja räägin seda, kuidas mina asjadest aru saan. Et kui me vaatame seda praegust kosmoloogiat, kus on selle nõrk koht, on see, et protsendid pole meeles, aga suur hulk sellest modrust, mis siin väidetavasti ilmaruumis tiirleb, on tume aine ja tume energia. Mitte, et ma sellest aru saaks, aga nii palju, kui ma aru saan, on siis see, et see on, et mõlemad on mittevaadeldavad teoreetilised, definitsiooni järgi mittevaadeldavad teoreetilised konstruktid, mida on vaja selleks, et need rehkendused, mis meil on, klapiksid. See justkui läheb osaliselt, selle taga on ikkagi, ütleme, tume aine taga ja tume energia taga, jällegi nii vähe, kui mina sest aru saan, ja ma ei hakka seda kogu aeg ka kordama, on ikkagi usk, et see mudel on õige. Ja selleks, et see mudel on õige, on mul vaja neid teoreetilisi konstrukte, mida mis nimetame tume aineks ja tume energiaks, mis täidavad põhimõtteliselt sama rolli, nagu need epitsüklid olid Ptolemaiose kosmoloogias, kuhu ma ei taha praegu minna, aga lihtsalt mingid sellised nii.
aga ja seal on, jälle ei ole nimi meeles ja polegi tähtis praegu, Matloff oli vist mingi USA, et kui me nüüd, see oli esimene kord, kus mul tekkis nagu tunne, et ahah, et sellel võivad olla ka tõesti sellised käega katsutavad ja testitavad, kontrollitavad järelmid ja veel kord kannan selle Saeveski filosoofigi rolli suhteliselt, Saeveski kosmoloogini on mul siit veel ma ei taha sinna Kus see Saeveski metafoor üldse tuleb? See mu isa oli Saeveski meister. Ja ma veetsin oma suved. Maeveskiga on mul oma lapsepõlvega seotud. Ta viitab mingil, selles kontekstis viitab ta sellisele eelkõige pretensioonitusele, ma arvan. Sest aga me nüüd päris niimoodi ka ei saa minna, et kõik teadlased ajavad selle, võtavad oma joonealustest märkustest 7 tuletisi, nii et keegi neist lõpuks sõna peale nende aru ei saa, et kuidagi me peame seda suurema pildiga kokku saama ja see, mis mina siin olen teinud, on lihtsalt väikseks katseks selles suunas. Okei. Ja et see tume aine ja tume energia ja seal ta ütleb siis seda, et kui nüüd see oletame, et see panpsühhistlik teooria on õige, et kogu krempel ongi elus. See on oletus veel kord, me keegi ütles, et see nii on. Või Ja veel kord, see on reaalsuse mudel. Üks reaalsuse mudelites ütleb kogu see krempel elus, et sellisel juhul ei saa me planeetide liikumisi selgitada gravitatsiooniga või sellisel juhul saame me planeetide liikumisi ja taevakehade liikumisi ja ma ei tea, mis nad seal kõik on, galaktikad ja nende liikumisi, ma ei tea täpselt, mis agregatsiooni tasemel ta praegu töötab, et me ei saa nende kõiki kokku taevakehade kogumite liikumisi ja me ei saame neid sama vähe selgitada gravitatsiooniga, kui me saame gravitatsiooniga selgitada linnuparve liikumist. Ja see oli päris huvitav. See oli jälle üks sellistest momentidest minu jaoks. Kuidas me sinna nüüd jõudsime? Me jõudsime sinna panpsühhism ja päike ja kogu see. Ja üks mõte, mis mul endal ka on kõlama jäänud, on ütleme see meie maailmavaade, kui julgeme seda niiviisi nimetada, mis täna on teaduslik materiaalselt selle loomismüüt, suure paugu teooria. Ja. Et sa oskad rohkem sellest rääkida? No, mis ma... Rohkem kui mina kindlasti. No, ütleme, et väide on see, et 13,8 miljardit aastat tagasi midagi juhtus. Meil oli Piret Kuus käis rääkimas, mis on aeg. Ja, just. Avalik loeng. Ja esimene avalik loeng, jah. Selle loengu me peaks uuesti üle kuulama, aga mulle meeldis see, mida rääkisid Peeter Espak ja Andreas Johandi nüüd selles Sumerite saates number 61 järsku või? Niisugust, jah. Okay. Ma vaatan järgi. Järsku oli 62. Ja 62. Ja, et ikkagi see tont teab, mida need arvutused need seal näitavad, eks ja ongi asja traagika see, et peale siis üksikute preestrite, teoreetiliste füüsikute ei olegi keegi, saagi sellest lõpuni aru, et kui nad meiesugustele seda selgitama tulevad, siis nad peavad ikkagi, seda ütles Peeter Hästis, nad peavad ikkagi võtma kasutusele mingid kujundid, mis tulevad nii, kui sagelt mujalt neil tulla ei ole, kui mütoloogiast. Ja suur pauk, Sheldrak on öelnud, et see on see kosmilise muna metafoor põhimõtteliselt. No ja et mingit suurt pauku ju olla ei saanud meie mõttes, sellepärast, et polnud ju aega, polnud ju ruumigi, polnudki õhku, kus paukiga eeldab seda, et käib mingi mürts, eks. Kõrvu. Ja just polnud kõrvu ja polnud ka mitte midagi ei olnud. Et selge see, et pauk on ju
mingi avanemine. No, mis see midagi toimus. Midagi toimus, jah. Midagi hakkas toimuma. Ja selles mõttes on ta ikkagi paisuma. Midagi hakkas paisuma, ja kui ma niimoodi mõtlen, siis ta on ikkagi pigem koos sellise juudi kristliku või pigem juudi mütoloogiaga, mis ütleb, et ikkagi asjal oli algus, sest Aristoteles, kui ma õigesti nüüd ja just kreeklaste jaoks ei olnud aeg või selles mõttes universumil ei olnud ajas algust, ta oli igavesti olnud, nii et see on selgelt üks suur veelahe. Ja see on 2 punkti, mis ma sealt sellest Vaba Akadeemia loengus ka kirja panin ja millest ma ka võib-olla ma arvan, nendest ongi võimatu lõpuni aru saada. Ei saagi, jah, aga võib-olla tõstatada mis ei tohiks takistada nende vastu huvi tundmast. Täpselt, jah. Aga igavik ja evolutsioon. Et võib-olla... Jah, see oli mu jaoks ka üks huvitav... Räägi nendest, kuidas see oli üks esimesi huvitavad mõtted, mis ma talt üles noppisin, et eks kui ma oma tegevust siin viimase 4 aasta vältel vaatan, kas ma selle seltsiga olen tegelenud, et liikuma panigi ikkagi selline järjest süvenev arusaam, et me oleme kriisis. Selgelt ma olin isiklikus kriisis ja selline lisaks veel ka selline see, et kogu see krempel on kriisis ja siin mine Facebooki praegu vaata, kuidas seal ühelt ja teiselt pool seda saagi kräunutatakse, Kuskil sa ütlesid ka hästi, et me võib-olla oleme kogu ajaloo vältel kogu aeg kriisis olnud. Jah, aga selgelt, et iga päev ei ole revolutsioone ka, eks ole. Tõsi. Aga selles mõttes jah, et eks kogu aeg toimub üleminek, aga suuremaid tapatalgusid on ikkagi õnneks, seal nende vahel on vähemasti mingid rahulikud perioodid. Seal, jah, sa hakkasid, see Vaba Akadeemia loengus ütlesid hästi ka, et ütleme, see teekond tee siis nende erinevate mõtlejate juurde, kes siin seltsist on läbi käinud raamatud, ideed, et see on ikkagi olnud väga su enda teekonnaga seotud. Jaa, muidugi. Ma arvan, et lõppkokkudus me saamegi ainult siis lähtuda oma kogemusest. Just, täpselt see, et endal oli ikkagi, mind tõukas see, et ma olen ise sügavas kriisis. Ja see pani nende asjade vastu huvi tundma ja ma nägin, et ka ümbrus on selles kriisis, mis kummatigi mõnes mõttes sarnaneb minu omaga. Ja ma nüüd liigun selle, ma mäletan küsimust praegu veel. Igavik ja evolutsioon, eks. Ja siis me hakkas huvi tundma, et kus see tuleb. Nimetame seda siis, ütleme, et meil on olemas, ma olen seda konstruktisin mitu korda, täna mitte küll selles vestluses, et oletame, et meil on olemas siuke asi nagu ärrituvusindeks. Ja selge, 90% inimestest ma olen aeg-ajalt küsinud siin ja seal, et vähemalt 9% inimestest on seda meelt, et ärrituvusindeks on kasvanud viimasel ajal ja on kasvanud päris jõudsalt, ütleme siin viimase mina paneks selle 2008-ndasse kusagil selle ikkagi finantskriisi järele mõjudeks. Ma ise mõtlen isegi võib-olla nagu rahulolematus elu enda suhtes või depressioon on vohav, antidepressant, kõik siuke. Just. Aga 2008 ma arvan, see finantskriis pani veel selle andis sinna veel vindi juurde, aga ütleme, see turba tuli, see on ilmselt seal olnud ikkagi aastakümneid. Okei, aga siis siis kõigepealt oligi, mis on siis et kus on selle põhjus? Ja kõigepealt, vaatad, esimene, mida sa näed, on Facebook, ajalehed, ma pöörasin siis juba vähe tähelepanu ja sellisele, vanale meediale, aga Facebookis ja kõik, et esimene tasand on poliitiline. Siis vaatad sealt alla, ja siin tuli Peterson mängu, et seal alla on filosoofiline tasand. Ja nii ma olen niimoodi oma võimete, mis on võrdlemisi tagasihoidlikud, piires üritanud järjest sügavamal ennast kaevata ja üheks oluliseks
üks siuke jällegi ikkagi sellisesse hämusse aega, et löövad mingid sellised, raksatavad mingid välgulöögid sisse, mis panevad asju, hetkeks tekitavad valguse sellesse hämusse ja annavad ettekujutuse sellest, kuhu edasi liikuda. Ja üks lause oligi see, sama Sheldrake'i lause, et me oleme sügavas kriisis, sest meie 2 fundamentaalset paradigmat ujuvad kokkupõrkekursil ja need 2 meie fundamentaalset paradigmat ongi siis kreeklastelt pärilt igaviku mõiste, ehk siis kreeklaste idee on see, et universum on igavene, tal ei ole olnud algust ja tal ei ole lõppu ja teine idee on siis juudi kristlik evolutsiooni idee. Nüüd see võib mõnele tunduda Anna veel liha nende mõlemale, mida need... Ja ma räägin kohe. Et evolutsiooni, kui me praegu ütlete inimese evolutsioon, siis ta seostab selle kohe Darwiniga, aga evolutsioon on see, et ikkagi asjad arenevad millegi poole. Ja alguses oli see teoloogiline kontseptsioon, et ikkagi juudi rahvas on välja valitud ja siis Moosese juhtimisel läheb ta sealt Egiptuse orjusest välja pühale maale ja siis lõpuks pärast suuri katsumusi jõutakse siis sellesse 1000-aastasesse rahuriiki, ehk et siis on praegune olukord A, mis jätab soovida ja seesama siis olukord B, mille poole me kõik püüdleme. Ajalugu saab suuna ja eesmärgi. Kreeklastel on see siis. Ja mida see nüüd tähendab, on see, olema jälgitav praegu? Yeah. Mida see tähendab siis nüüd selles kontekstis on see, ja see oli seal esimesel slaidil selles. Võib-olla veel, veel tulla eelmise juurde tagasi, et kuidas me näiteks täna... Et küsi kohe vahele, siis on mul enda... Ja näiteks täna, kuidas evolutsiooni idee tehnoloogia progress on ilmne, et uus iPhone järgmine aasta tuleb. Ma arvan ka, ma ei julge öelda kõigi eest, aga ikka elu läheb paremaks. No see on see tehnoloogiline progress ja sotsiaalne progress on see, milleks siis nüüd see sekulaarse, see on see, kuidas see esialgne tee, mida ma siin praegu kirjeldasin, mis tuleb juudi religioonist, kuidas see on siis teisenenud tänasel päeval, et elu on ikkagi järgmine aasta iga uus iPhone'i mudel on parem ja elu läheb järjest paremaks ja ise organiseerub mingi asja poole. Jah, põhimõtteliselt ja kogu aeg on meil olnud ikkagi kõikides, et see nüüd liiga laiali ei läheks. Me võime siia pärast tagasi tulla, aga et ikkagi nende lääne, see on John Gray lause. Aga ma ütlen selle ära ja siis jätame ta sinna paika, me võime juurde tagasi tulla, sest muidu me läheme sellest teemast eemale, eks, et kui lääne definitsiooni, või tähendab, kui lääne tsivilisatsiooni lühike definitsioon oleks võimalik, siis oleks apokalüptilisel mõtlemisel sellel siis juhtiv roll, et kõik see on ehitatud lääne inimese kultuurilisse koodi sisse see, et me liigume punktist A punkti B ja erinevatel poliitilistel mütoloogiatel bolševismist natsismini on lihtsalt see punkt B ja liberaalse kapitalismini on lihtsalt see punkt B on erinev. Aga jätame selle praegu sinna paika, et tuleme tagasi selle lause juurde, et me oleme sügavas kriisis, sest meil on siis meie 2 fundamentaalset paradigmat on omavahel kokkupõrke kursil. No mis see tähendab? Ja just, ma üritangi seda nüüd sulle selgitada ja vaadata, kas ma sellest ise aru saan. See tähendab siis nüüd seda, et igaviku idee on siis see, et asjal ei ole algust ega lõppu. Nii, okei. Ja see teadmine, et meie universumil on algus ja lõpp ja see oli minu jaoks ka üks täiesti olulistest momentidest, on sama vana kui mina. Suure paugu aasta siia sinna, aga laias laastus on sama vana kui mina. Suure paugu teooria muutus ortodokseks. Suure paugu teoorias sai ortodoksia siis alles 1966. aastal, siis tuli see kosmilise
taustakiirgus see seal oli jällegi, ma võisin terminis eksida, see pole oluline minu jaoks praegu. Et siis see oli 2 füüsikut said sellest, nimesi ka ei mäleta ja pole ka oluline selle saate kontekstis, said sellest Nobeli auhinna, sest nad siis, veel kord, siis sai suure paugu teooria ortodoksias, mis tähendab siis seda, et me elame evolutsioonilises universumis. See on nüüd asja üks pool. Teine pool on see, et loodus, ja see tuleb nüüd selgelt juudi religioonist. Teine, mis tuleb siis Kreeka filosoofiast, ütleb seda, et universum on igavene. Ja see, mille me sealt oleme üle võtnud, on see, et loodusseadused on igavesed. Veel kord ma esitan siin Sheldrake'i argumentatsiooni, mis tundub, ja põhjus, miks ma seda teen, on see, et see tundub mulle huvitav. Ja siis tekib küsimus, et kuidas need 2 asja niimoodi siis nagu kokku läheb, et kus olid siis need seadused, kus olid siis need loodusseadused enne, ta on kasutanud et need olid nagu kosmiline Napoleoni koodeks seal juba enne suurt pauku, et kui kogu see asi areneb, ja see on see, ma arvan, see, kus tuleb tal see morfilise resonantsi teooriaga mängu, on see, et kui me elame evolutsioonilises universumis, ja see on praegu ortodoksia, siis järelikult, et kuidas klapivad siis muutumatud loodusseadused kokku evolutsioonilise universumiga. Et kui asjad arenevad, siis peaksid ju ka neid asju valitsevad seadused arenema, ja kui me niimoodi räägime, et siis ta ütleb, et seda, või kui me seda teed juba läheme, siis ütleb seda, et seadused on siin üldse eksitav metafoor, et me peaksime pigem rääkima harjumustest. See, mis tuleb sealt dogmadeta teaduse... Ja just nimelt, see on dogma... Sul oli vist saade, oli Toomas... Jaa, see on Kevadhooaja viimane saade Kaasaegne Ketser, kus olid saatekülalisteks siis Tarmo Soomere ja Toomas Paul. Ja me rääkisime Sheldrake'i raamatust Dogmadeta teadus. Teadus siis, mitte teadvuus. Et ütleme siis niimoodi, et kui nüüd lühidalt kokku võttes, me saame järgmise küsimuse edasi minna, et see konflikt on selle siis teadmise vahel, et me elame arenevas universumis, mis tuleb juudi mütoloogiast või religioonist, ja teine, mis tuleb siis Kreeka filosoofiast, sest loodusseadused on igavesed ja muutumatud. Ja mina näengi seda, et need 2 lugu, ütleme siis nii, et need 2 lugu ei klapi kokku oma vahel. Läks natukene selgemaks? Jah. Aga hea. Mulle endale ka. Ja siis on see juba, et kui me nüüd võtame omaks selle evolutsioonilise universumi loo, et siis siis on see, et idee, et loodusel peaks olema mälu. Harjumustel peab olema mälu ja see on nüüd juba täiesti seda teed edasiminemine viis ta sinna, et 81. aastal kirjutas siis, kui ta oli avaldanud oma esimese läbimurderaamatu Uus eluteadus, see oli vist 81, kui siis ajakirja Nature, mis on maailma tuntum kõige auväärsem teadusajakiri, selle peatoimetaja kirjutas siis oma juhtkirjas, et kuigi raamatute põletamine on laiduväärne komme, et kui see oleks lubatud, siis uus eluteadus oleks parim kandidaat tuleriidale. Ja see on, ja see kuidagi haakus mulle selle hüsteeriaga, mida me näeme, see on ilmselgelt hüsteeriline reaktsioon teooriale, eks ole ju, mulle tundub. Yeah. Olevat, seda ma ei ole ise üle kontrollinud, Sheldrake väidab ka seda, et ta olevat võrrelnud siis seda uut eluteadust Adolf Hitleri Mein Kampfiga ja arvanud, et Mein Kampf on ohutum raamat. Päris karm.
Noh, tundub ikkagi väga hüsteeriline ja see viis mu sinna, et järsku on meie hüsteeria põhjused hoopis kuskil sealtkandist maksaks neid otsida. Ja mõtlen, et me oleme, järjest enam mulle tundub seda, et me oleme nagu mingid ülerahvastatud rotikari oma selles puuris, mida me oleme endale ise peas valmis ehitanud. See on üks võimu, ma ütlen, et see nii on, aga noh, me loobimegi siin teooriaid ja otsime väljapääsu, sest meie olukord on minu arvates, noh, sellest saavad vist kõik aru, et olukord on kaunis tõsine. Ja eriti ütleme siis looduse vaatenurgast. Just nimelt, ökosüsteemi. Et see, et meil on keskkonnaga tõsised probleemid, no selleks või vähemasti me adume seda. Kui tõsised need probleemid on, milline Statistikaamet seda nüüd ikka nii väga mõõdab. Ja siin lüüakse seda vahtu ühelt ka teiselt poolt nii üles, et keda sa siin usud või mitte, see on... No. Aga see, et me tajume, et keskkonnaga on asjad kehvasti, no see on... Selle vastu ei... No, kui on midagi selge, siis on see vast selge. Mina isiklikult arvan, et see kliima selle soojenemise kaardi, no selles suhtes olen ma endiselt võrdlemisi skeptiline, aga see, et meil see liigirikkus ümber kaob ja see, et me ikkagi ja kui see ka nii on, siis on küsimus, mis sellega teha saab, aga see, et me see, et inimene on see on päev selge, et 7 miljardit inimest avaldavad keskkonnale suuremat mõju kui 1 miljard inimest ja eriti kui oletused on sellised, nagu me siin pildil tubli tunnika või pisut vähem kui tund aega tagasi nägime, nii et keskkond on tõsine probleem ja see me näeme seda enda ümber. Aga jah, lähme tagasi sinna 1980, tal ilmus see uus eluteadus, siis ta kuulutati siis maailma, ma saan aru, number... esiketseriks. Esiketseriks ja ma arvan... Kus naljakas on see, et Nature, ajakirja Nature peatoimetajad, kui me ütleme, et sa küsisid kõigepealt, mis on teadus, et ta on uurimismeetod ja ta on maailmavaade, et kui me võtame teda religiooni kui maailmavaate, siis Nature peatoimetajad võiks mingil määral võrrelda paavstiga. Jällegi võrdlus on nagu ta on. Aga võib-olla on eksitavamaid võrdlusi kindlasti ja John Maddox, kes on see peatoimetaja, kellest me rääkisime, ütles, et seda ma olen ise näinud ja see on meil selle kohta on seal Sheldrake'i listis on klipp ma otsustasin, et olen pigem dissident ja seal on Maddox on eetris ja ütleb, et vaatame äkki või? Vaatame seda ära, see on väga hea vaatame terve klippi ära. Vaatame terve klippi ära, jah. Mis see pealkiri oli? See oli see, et ma otsustasin, et ma olen pigem dissident või midagi sellist. See on hea mõte. Okei, leidsin. Siis näevad kuulajad ka meie kanalit. Jah. When I first thought of these ideas, I could see... Vaan supaga talla ka, siis on kodusem. That to pursue these would mean going beyond the pale of conventional science. And when I discussed it with friends, some of them told me that I should definitely not publish these ideas or even talk about them, that I should continue along the straight and narrow path, which would lead me to a professorship and perhaps to a fellowship at the Royal Society and that kind of thing. And then if I really was still interested in these things, when I retired, perhaps write a short monograph about them. This was the advice that was given to me. And this is the advice that many scientists follow. It's amazing how many scientists, when they've got Nobel Prizes or when they've retired or when they've got FRSs or when they've got all three together, start putting forward rather unconventional views. And it turns out they've held these views for years but have never dared to say them. Well, I think science is about exploring new ways of looking, not to have
areas of debate suppressed by just fear. So I preferred to take the very risky course of publishing my book and pursuing this line of research, realizing that this would involve striking out on my own. But I preferred to do this, to staying within the institutional framework, paying lip service to an orthodoxy in which I no longer believed. I suppose people had the same choice in Russia under Brezhnev. I mean, did you pretend that you were a good communist? Or did you become a dissident and risk all that implied? Well, I thought that I'd rather be a dissident. His immodestly titled book, A New Science of Life, was the result. It was sent for review to the journal Nature, widely regarded as the world's most influential science magazine. The book was read by Nature's editor-in-chief, John Maddox, who denounced it in a dramatic editorial, and in terms that echoed the medieval church's condemnation of religious heretics. I was so offended by it that I said that while it's wrong that books should be burned, in practice, if book burning were allowed, this book would be a candidate. I think it's dangerous that people should be allowed by our liberal societies to put that kind of nonsense into currency. It's unnecessary to introduce magic into the explanation of physical and biological phenomena, when in fact there's every likelihood that the continuation of research as it's now practiced will indeed fill all the gaps that Sheldrake draws attention to. You see, Sheldrake's is not a scientific theory. Sheldrake is putting forward magic instead of science, and that can be condemned in exactly the language that the popes used to condemn Galileo. And for the same reasons, it is heresy. jah, täpselt, Sheldrake tuleb, see oli, kui ma tahtsin jõuda, et Sheldrake tuleb mõista hukka täpselt samadele põhjustele, millega paavst mõistis hukka Galileo. See on Ketserus. Et vaata, kus on aeg, ring, väga huvitav. Ja just see, et see hüsteeriline reaktsioon pani mind kuidagi vaatama asjadele, et võib-olla on seal kuskil need. Siis meil kasutatakse termin, kui sa paned Rupert Sheldrake Google'isse, siis ma arvan, et sealt kohe päris kiirelt leiab mingi sõna nimega pseudoteadus. Ja see on omaette küsimus, kuidas, kes kirjutavad Wikipedia artikleid ja see, ütleme siis niimoodi, et kui ma ei arva, et me peaks minema selle metafooriga nüüd nii väga kaugele sõitma, kui me nimetame Maddoxit siin paavstiks, ja ta on muidugi, ma kujutan ette, et Maddox on vist juba head mitu aastat surnud, võib-olla ka mitte. Võib järele vaadata. Aga on väga väike tõenäosus, et ta oleks Nature peatoimetaja praegu. Jah, jällegi, kuivõrd väga on, ma ei tea, kes on Nature peatoimetaja praegu, aga ütleme, et eks paavstil on ka omad üksused, kes tegelevad nimetame siis dogma jõustamisega, ja need dogma jõustajad praegu nad nimetavad ennast skeptikuteks. Ja need on väga organiseeritud ja muu hulgas kirjutavad siis ka neid sama Wikipedia artikleid, sellega oli nendel seal pikk jagelemine on olemas. Saad näidata, panna veebi aadress Skeptical About Skeptics, seal on sellest nendel teemadel Skeptical About Skeptics. Ja. Et seal, keda see huvitab, seal on sellel lehel on siis nende
dogma jõustajate, nimetame neid siis rühmitusteks, neid on seal siis natukene tutvustatud, et see läks nüüd selle pealt, jutt läks sinna, et kui me tõepoolest tõeme Sheldrake'i nime Vikipeediasse, siis on esimene, mis sealt tuleb, on pseudoteadus. Mis kindlasti tõukab väga palju inimesi kohe ära. Kohe, jah. Pseudoteadus ja telepaatia, aga noh, ma ei tea, ma ei mäleta, kuskil tal on ilmunud. Tegemist on väga, ja seda ütles ka Tarmo Soomere selles samas saates, milles meil palju jutt, tegemist on Tarmo otsene tsitaat oli see, et tegemist on vinge teadlasega, selle kasuks on siis räägib Londoni kuningliku seltsi stipendium, sellega kasuks räägivad Nature's avaldatud artiklid, Nature on tellinud artikli ja noh, jah, et see tal oli veel TED Talk, mis ära bänniti samamoodi. Graham Hancocki oma oli ka, tema rääkis seal vist psühhedeelikumidest, kui ma ei eksi. Ta rääkis teadusest. Ma ei mälesta, mis oli küll, jah. No, ja no kusjuures oligi selle samas selle teed, neil on ju iga kord selleks mingi pealkiri, selle pealkiri, selle siis loengu õhtu või selle ürituse pealkirjaks oli Challenging in Existing Paradigms. Ja siis seal on üks klipp on veel seal, mille pealkiri on kui paradigma muutub, ei ole konfliktis pääsu. Seal ta ütleb, et not we did exactly what it said on the label. Jah. Lihtsalt mainin, et see TED Talk on ka seal Rupert Sheldrake'i, Edmund Burke'i seltsi Rupert Sheldrake'i playlistis olemas. Täies pikkuses, see on siis meie kõige pikem subtiitritega fail seni, see on mingi 20 minutit ja nüüd selle nädala jooksul siis ilmub YouTube'i minu temaga, intervjuu, mis koos temaga tegime möödunud kuu alguses Londonis, mis on 80 minutit subtiitritega, nii et teab, kus see on juttu otseselt sellest raamatust, aga see põlu alla pandud TED Talk on täies pikkus eestikeelsete subtiitritega olemas. Ja seal ta just see sama ikkagi see, mida Maddox nimetab seal, mida ta nimetas seal klipis, mida me vaatasime maagiaks, see tuleneb sellest ikkagi sellest samast konfliktist, et kui meil on arenev evolutsiooniline universum, kuidas sellesse loosse klapivad siis aegumatud igavesed loodusseadused. No, räägi mulle, kuidas see selle maagia osaga siis nagu ära haakub? Okei, no seal ta käis välja siis idee uues eluseaduses tuleb ta välja oma morfilise resonantsi teooriaga, eks. Ja morfilise resonantsi teooria on see, et loodusel on mälu. Sama mõte, mille on Henri Bergson loovas evolutsioonis ilusti öelnud, et kõikjal, kus midagi elab, on kuskil avatud register, kuhu aeg-ajalt kannab. Ilusti kokku võetud ja selles tähenduses elab ka siis elektron, nagu me enne rääkisime. Korra lihtsalt, et see morfiline resonants, et kas ma arvan, et seal Peeter Lauritsa ja Hassakuli saates oli morfilise resonantsi et kui kedagi huvitab, ja jällegi nii palju, kui mina sellest lihtne viis seda siis selgitada on see, et ikkagi, et loodusseadused on pigem harjumus, et ta ise on seda selgitanud tavaliselt siis nende kristalliseerumisprotsesside abil ja siin ma jällegi mina... No ma ka seda näidet kasutanud, kui kellegile rääkida. Jah, et kui mingi kristall esimest korda moodustub, siis see võtab aega, ja selle kohta jällegi ta väidab, mina ei ole neid joonlauaga käinud, kui sa iga juttu lähed joonlauaga üle kontrollima, eks, siis ei jõuagi kuhugi ja võib-olla see
et väide on siis see, et alguses võtab see protsess kauem aega, kristallide moodustamine, aga mida kauem see protsess on aset leidnud, seda kiiremini see toimub, mis näitab, et loodus justkui õpiks. Ja kui loodus õpib, no siis ei ole sealt enam kaugelt, et kogu see asi ongi elus. Ja see on juba Newtonlik kartesiaanliku mudeli järgi puhas hereesi. Ja veel kord, Sheldrake ei ole kordagi väitnud, et see, mida ta oma raamatus ütleb, see on mudel, see on teooria, mitte siis see on kaart, mitte territoorium. Aga et sellise kaardi võimalikkus juba paneb osasid ikka tulde tõrva sõima. Üks näide, millest ta veel kasutab, on rottidega või? Rottidega, ja teine, mis mul üks kiirelt rääkida, et kuskil ühes Saksamaa laboris õpetatakse rotti luust trikk ja siis õpetad seda sama trikki, ta võtab mingi aeg, et see trikk selgeks saada ja kui sa õpetad seda siis kuskil teisel pool maakera, siis see rott võib selle trikki kiiremini ära. Teine asi, mis mul, kui sa rääkisid... Ja see tuli üldse niimoodi, et seda tehti hoopis teistel eesmärkidel ja siis selgus, et ma ütles Londonis ja tehti sama katset Uus-Meremaal ja seal on muidugi kas Vaieldavavusi on seal küll ja veel, et võib-olla rottide dresseerijad olid õppinud ja siis ma saan aru, et neid ka kristalliseerumise vahes ei saa, et see protsess on, seda tõsiasja iseenesest ei seata kahtluse alla, aga siis on ikkagi eeldatakse, et kusagil on kuivõrd siis ütleme see valitseva ilmavaate esindajad ütlevad seda või on see materialistliku koolkonna esindajad, näevad ikkagi otsivad, kusagil peab olema see materiaalne kandja, mis siis seda kusagil mingid, ma ei tea, aineosakesed levivad kuidagi. Teine näide, mis mulle väga meeldis, mis läheb võib-olla natuke sellises huumorivaldkonda, oli see, et poeg vist tegi sõpradega siis mingid, ma ei tea, riigieksamid ja siis nad leppisid kõik omavahel kokku, et nad teevad siis, alustavad siis töö tegemist lõpust. Jah, just. Et siis, kui nemad hakkavad esimese ülesannet tegema, siis on osad juba ära teinud selle ja siis ta, ja siis ta oli sellele riikliku eksamikomisjoni esimesele pakkunud välja, et teeme sellise katse, et mõõdame selle ja siis see oli öelnud, et kuule, et ma lähen ka vist 3 kuu pärast pensionile, et kui ma nüüd puudan riigieksamid hiiglaslikuks morfilise resonantsi katseks, et siis ma ei pruugi pensionit saada. Aga see oli selline naljaga pooleks ja ütleme põhimõtteliselt ikkagi 2 asja, mis meid üldse nagu tagasi tulla jälle selle, kuidas ma üldse tema ideede juurde sattusin. See on see, et ikkagi selline sügav kõigepealt isikliku ja sealt kaudu kogu selle kriisi tunne ja siis ikkagi otsid väljapääsu. Ja see, kus mina seda ammu juba teen, et ma lihtsalt vaatasin, uurisin, kuulasin siit ja kuulasin sealt ja selles mõttes on YouTube olnud ikkagi minu jaoks tema teraapiline efekt on olnud ikkagi tohutu minu enda jaoks. Aga YouTube on ju otsast otsani igasugu plära täis, et mis see on siis see plära, miks üks plära tõmbab ja teine tõukab eemale ja... Rupert Sheldrake andis 70-ndatel ja 80-ndatel mitmeid loenguid Esaleni instituudis Californias. Sealt on pärit ka arhetüüpne astroloogia, millega mina tegelen. Sellised mehed nagu Richard Tarnas ja Stanislav Grof panid arhetüüpsele astroloogiale aluse. Kui soovid põhjalikumat vaadet enda sünnikaardile, enda tulevasele aastale, siis mine minu kodulehele rikoveskiväli.com ja registreeri sünnikaardi lugemisele. Ja Sheldrake'i puhul ikkagi ongi need, mis on punkt 1, millele ka Laurits juhtis selles tähele, saad selles suurepärane briti huumor ja ikkagi võrratu sõnakasutus. Et see, kuidas ta kasutab inglise keelt, on väga-väga võluv. Ja nii ongi. Ja asi, mis mul veel sealt Assa Krulli ja Lauritsa saatest hästi meelde jäi, oli Laurits ise elas seal Kütteorus 12 aastat metsas ja umbes sellel ajal siis talle ka see
Sheldrake'i raamat kätte sattus. Et ta aitas küsida veel täpsemaid küsimusi. Ja ta ütles, minust ütles, mis mulle veel endal kõlama oli see, et metsas elades või olla nagu vahetuskontaktis siis loodusega, siis need ideed tundusid eriti sobivad, kui sa oled vahetuskontaktis. Mis on ju väga loogiline. Mis on väga loogiline. Selle juhtis tähelepanu Tarnas jällegi, et me Tallinnas, me ei näe ju enam tähist taevast üldse suurtes linnades ja seetõttu ma arvan, et sellel on oma kaugele ulatavad tagajärjed. Me oskame ilmselt nimetada nii häid kui halbu. Ja teine asi, 2 saadet ongi minu Sheldrake'ist olnud või on 3 juba. Eks see teema on niimoodi jooksnud kogu aeg, kuivõrd ma olen teda tõlkinud ja ta on olnud ikkagi väga oluline autor mulle. Et sealt Jaak Johansoni ja Hasso Krulli saatest jäi mul väga, mulle meeldis, kus Jaak tõi neid näiteid siis oma vanaemad ja kuidas vanasti elati, kuidas siis vanad eestlased elasid. Ja veel tema vanaemadel olid need kombed küljes. Kes need elasid ikkagi reaalselt maal veel. Ja miks on hea siis, või miks mind võib-olla see just kõnetas, on see, et ikkagi vaadata, millele ka Sheldrake siis seal viimases intervjuus rõhutas, et otsida seda... See, mis meie tegime. Ja, mis me tegime, mis nüüd ilmub. Et otsida seda pühadust siis siin, kus sa elad. Jah, see oli ilus. Jah. Et see haakus selle palverra. Tal on siis, kui nüüd raamatust rääkida... Ja ma teen see mõtte lõpuni veel, et otsida pühadust siin, kus me elame ja miks mulle see Jaagu saade ja Krulli saade nii meeldis, sest seal nad rääkisid meie esivanematest ja kui sa, vähemalt ma enda puhul, et kui keegi mulle räägib sellest, kuidas siis minu esivanemad elasid, Jaak rääkis seal, et kõigega räägiti, et kõike võeti elusõna. Siis see tundub nagu nii loomulik, et eriti kuna need olid veel võib-olla mõned põlved, võib-olla rohkem kui mõned põlved tagasi, aga ikkagi 7 põlve tagasi need olidki vana isa on ju. Et see on midagi nii nagu omast. Kas see oli Jaagu selles saates ja Hasso saates on veel see, et see oli lausa Jaagu vanaema veel. Midagi, see on ikkagi, see on nii uus meie jaoks ja see lugu ja tervitame Jaaku ka muidugi, kes on praegu raske haiglusega saadame tervist saadame talle tervisi ja jaksu ja jõudu. Aga see, kuidas ta rääkis, kuidas tõenäoliselt põdraga seal pimeb, see on üks meeldejäävamaid külmking. Jah, see on, ütleme niimoodi, mul on palju, mis on 170 saadet on, need on 140 120 tundi juttu on nüüd ikka seal tähenduse teejuhtis, et need minutid on minu jaoks ühed meeldejäävamad, see, mis selle saate nimi oli meil siis metamorfoos mitmekihilisusesse ja vist oli 57 midagi sellist, jah. Et see oli, jah. Ma just hiljuti, mul lihtsalt tuli siin meelde see, et ma lugesin Toomas Saarepere, kes siis teeb seda Vabrikuseminari podcast, räänas mulle, nad oli vist seal Saaremaal Vigala Sassiga suht nagu mingid naabripoisid ja tal on need Vigala Sassi raamatud olemas, ma lugesin seda väeraamatut ja seal väga haakus siis selle Jaagu selle metsas käimise jutuga, et kui nagu metsa mindi, siis sealt võis igast vaime kaasa tõmmata, kui sa ei olnud ettevaatlik. Ja teine asi lihtsalt, kui me sellest Jaagu saatest veel räägime, mis mul sealt veel väga meelde jäi, mis on ka, läheb sellisesse maagia või müstika valdkonda väga, aga see on niisugused huvitavad asjad, et ta rääkis siis, kuidas tema vanaema rääkis talle, kuidas siis selle vanaema vanaisa oli võtnud selle tema vanaema siis, kui teil väike tüdruk käe kõrvale ja oli viinud ta kuhugi siis, ma ei tea, metsa äärde ja teinud seal mingit kindlat vilet. Ja mingi ussine. Ja siis selle vile peale ussid tulid kõik kohale. Ja see mulle ei ka meelde ja nii, et Ja siis ei oskagi midagi kosta. Ei oskagi midagi kosta, jah. Mul ei ole põhjust Jaagu juttu, jah. Ma vilistan pigem mõne muu jutu peale kui Jaagu jutu peale. Ma Jaaku tunnen. Et kui kedagi need teemad huvitavad, siis Vigala Sass on, ma arvan, vist kõige põhjalikumalt neid väeasju Eesti. No jah, ütleme sellisest animistlikust traditsioonist ta on ilmselt tulnud ja
ja noh, see on minu jaoks ka kõik väga uus, nii et ma ei pea ennast mingilgi määral Vigala sassi asjatundjaks ja aga meil jäi pooleli, me vist hakkasime vaikselt raamatu juurde jõudma, et teadus ja vaimne praktika, võib-olla kui kuu aja pärast raamat tuleb ja keegi veel siiamaani kuulab ja tundub jutt pool mõistlik ja mõtleb, et tahab võib-olla isegi mina ise julgen seda raamatut väga soovitada, sest et punkt 1, ma olen selle läbi lugenud, ma teen selle toelt täna asju, mida ma teen. Sama siin. Et räägime sellest raamatust, teadus ja vaimne praktika. Suurema hea meelega. Tähendab, siis see lähtekoht raamatul on see, et mingil määral on hea nüüd tulla vestluse algusse tagasi, vaata sa hakkasid ju pihta sellega. Tõmba natuke mikrit lähema. Et mis on siis teadus ja mis on religioon ja Sheldrake üritab seda barjääri siis kas nüüd lõhkuda, aga ikkagi vähemasti siis madalamaks teha. Üks asi on juba see, et siis kokku tuua ka võib-olla. Ja kokku tuua ka ja täpselt see on jällegi see sama üritus, millega tegeles Püha Aquino Toomas siis 13. sajandil. Tuua kokku ja see, mis siis valgustusajastul löödi täiesti lahku, nii et tundub, et see pendel nüüd jällegi liigub õige mitmes mõttes. Ja laias laastus kokkuvõttes on see, et kõikidel religioonidel on oma vaimsed praktikad. Mida tähendab nüüd vaimne jällegi selles kontekstis? Kõik need sõnad tulevad sellisena ja ma saan täiesti aru inimestest, kelles need sõnad tekitavad võõristust. Ja ma seetõttu üritan neid esoteerilisust. Ja ma üritan seda nüüd kuidagi selgitada nii, nagu mina sellest aru saan. Et veel kord, see, miks need sõnad tekitavad meis teatud ebamugavustunnet, on ikkagi selles, et nad on vastuolus meie praeguse religiooniga, milleks on teaduslik materialism või siis mehhanitsistlik materialism, kui soovite. Mis siis ütleb laias laastus seda, et reaalsus koosneb liikuvatest tsiviputinitest ja tsiviputinid on jällegi siis elementaarosakesed võru keeles ja kogu see sopi liikumine on vähemasti mingi piirini siis matemaatiliselt kirjeldatav ja kui veel ei ole, siis kohe saab olema. Kohe olgu siis 50 või 80, 90 aasta pärast, nii et vaimsus, nii nagu mina seda aru saan, vastandub siin sellele samale mateeriale siis. Et see hakkab seal vaimu piir, ja ma üritan seda sõna praegu defineerida, või vaimu piir ühtib siis tsibiputini piiriga. Seal, kus tsibiputin lõpeb, seal algab siis, seal, kus enam midagi materiaalselt järele ja seal on siis hakkab see vaimu piir. Inglise keeles siis, inglise keeles spiritual practices, eks. Alguses oli plaanis ka eesti keelde tõlkida spirituaalseteks praktikateks või spirituaalseks praktikaks, aga ja kõigil need sõnadel on, neil on oma ajalugu ja nad võivad tekitada ebamugavustunnet ja ma lihtsalt üritan väga omast arust kainelt seda sõna siin praegu defineerida, et see on kõik see, mis jääb siis väljapoole mateeriat, mis meie praeguse kosmoloogia kohaselt on ainus asi, mis me ei ole midagi seal. Ja need vaimsed ja kõik religioonid jällegi kõik on iseenesest kategooriline väide, aga mis sa siin ikka teed, et
jääme siis selle juurde, kõik religioonid eeldavad, et niisugune vaimne reaalsus on olemas, mateeria-tagune reaalsus siis. Mateeria-tagune reaalsus on olemas ja on vastavalt sellele siis arendanud välja sellest oletusest lähtuvad praktikad. Ja neid on siis selles raamatus, mille ma tõlkisin ära, ta käsitleb siis 7. Esimene on meditatsioon, teine tänulikkus, 3. suhted suhted loodusega laias laastus, suhted taimedega, mis on mingis mõtte, ütleb, et muidu see suhted loodusega oleks läinud liiga pikaks, et siis ta jaotas selle 2, nii et suhted loodusega, 5 on rituaalid, 6 ühislaulmine, laulud, loitsud ja muusikavägi, vist oli see pealkiri, ja 7 siis palverännakud. Ja ta rõhutab siis seda jällegi, mis mulle väga meeldis, et ükski religioon ei ole väidete kogum, mida tuleb siis omaks võtta või uskuda või siis tagasi lükata, vaid kõik religioonid on eelkõige praktikate kogumid. Ja praktikad viivad kogemuseni ja kogemus võib siis viia mingi teadmise või arusaamiseni, aga igal juhul tuleb kõigepealt siis praktika. Kas me võiksime vaadata ühte... Muidugi. Võtame selle sama, see on meie üks enam vaadatud klipp, see sama lahendus peitub tänulikkuses. Kusjuures mul oli enne mõte, et vaatame lõpus, aga vaatame kohe. Vaatame kohe, sellepärast, et seal on 1.37, 1.38 on see koht, kus... Vaatame terve klippi. Vaatame terve klippi just, aga see koht, seal võiks lasta... ütle, et sina teed, ma saan aru, et sa oled rakendanud neid praktikaid oma elus. Mina olen seda teinud ja ma saan ainult nõustuda sellega, mida me kohe seal kuuleme. Jah. Et see on minu isiklik kogemus ja ega mul ei ole siin praegu millelegi. Rupert Sheldrake lahendus peitub tänulikkuses. Gratitude. What are the ways you practice gratitude, and what are some of the ways that we can do that, or people listening? Well, I think, again, it's very, very simple. I mean, one of the simplest ways is counting your blessings, thinking of all the things you're grateful for, and preferably doing it every day. At the end of the day, what are the great things that have happened today? Well, first of all, I'm alive and I'm well. I'm in good health. I've had enough to eat. I mean, we take these things for granted. You see, the opposite of gratitude is entitlement or taking for granted. I'm grateful for my wife, my family. I'm grateful for the fact I do work I enjoy doing. I'm grateful that I can go for walks on Hampstead Heath, and indeed that I can go for walks at all. I'm grateful that I have flowers around me and plants and trees. And so I can think of grateful for all the things people have done in the course of the day that have helped me. And the science of this shows that people who are grateful are much happier than people who feel entitled and complain all the time. I mean, there are even scientific studies that show that people who, as part of an experiment, do gratefulness practices like making a list, writing down things they feel grateful for, are measurably happier. Yeah. It works. One practice is what both you and I do on a daily basis. Another one, which we do in our family, is we say grace before meals. And this is something that all traditional cultures have always done. If you're sitting down with friends or a family, you give thanks before the meal. It's a form of daily thanksgiving. And when people said, oh, religion's old-fashioned, we left all that, they stopped doing it. Yeah. So most people in Britain today don't give thanks before meals. They look a little bit awkward at the beginning of the meal. They sort of shuffle around and say, well, and someone sometimes says bon appetit or something, or do start. Whereas what we do at home is we hold hands, forming a circle. If it's just the family or if it's just a few friends, we do it silently so we can each give thanks in our own way. If it's a big event, I or someone else says grace, or if there are more of us, or like Christmas and special events, we sing a grace. And so
everyone sings a grace together. And it makes a huge difference just to have that pause before the meal and to say a grace. Very traditional practice. Again, it costs absolutely nothing. And I find that most people who visit us are perfectly happy to join in with this. They're not, because it feels right. That's why. It's a human thing. It's a human thing. All cultures have done it. Right. And people who don't do it, feel awkward not doing it. And you see, it's such a taboo now. It's this taboo against religion. When Downton Abbey, the series was being made, someone asked the question, why didn't they show them starting a meal in Downton Abbey? The answer is because when, at the period Downton Abbey was set, they would have all said grace before a meal. They would have said grace before they ate. Right. It's just a traditional thing. So they never show the beginning of a meal, because if they said grace, the TV producers were worried that it would upset atheists, because it would be religion. That's why they always cut in the middle of the meal. That's right. You're right. Mulle meeldib, kuidas sa lõpus muhelevad juba, et ei tõmmata jälle mingit saage käima, et nüüd tehti nii ja naa, et lihtsalt et kaks ma just hakkasin, mõtlesin, mul tuli lihtsalt see eest jätku leiba. See on ka mingil määral nagu selline mantra, et seda leiba siis meil ikkagi jätkuks. Palju parem asjakohasem kui hea tisu, kas mitte? Ja. Isupuuduse üle ei ole siin ajaloos tavaliselt väga kurdetud. Sellised väiksed asjad tegelikult. Väga väike asi, aga again, it makes a huge difference. Härra Viidingol on ilus luuletus selle kohta. Ma ei ole see üles leidnud, on palve. Et, kus ta räägib samast asjast, jätkuleivast ja isust. Et üks lause, mis sellest teaduse vaimne praktika raamatust ka mulle väga meeldib, on see, et ükski religioon, maailmavaade ei oma siis monopoli. Ja see on väga hea, et ühelgi religioonil ei ole monopoli. Ta saab päris hea. Nende praktikate üle siis. Ja me ei jõua vaadata praegu ja polegi aga et neid võivad kasutada, loeb seal, ma ei tea, neošamaanid, agnostikud, ateistid, budistid, New Agerid, mis vaid isegi ei ole vaja. Täpselt samuti võivad neid praktikuid kasutada ateistid, see ei nõua mingit, et sa pead alla kirjutama kuskilt, ma usun sellesse teisesse või kolmandasse väitesse, mis on lõpuks sõnad. Aga kogemus on midagi, mis läheb sõnadest ju kaugemale. Ja nende praktikate valguses veel ka, et ega ma ütlen ausalt, ega need on mu elus ikkagi suhteliselt uued asjad. No sama siin. Ja kuna nad on uued asjad, siis uued asjad üldjuhul me kardame uusi asju või me võõrustame neid ja võõristame, et ei ole lihtne alustada ka praktikatega. Ei ole, jah. Aga jällegi mingid ma mõtlen, kuidas see sama, mis on see, mida me hästi vaatasime, see, kuidas ta ütleb seda, it works. Ja minu enda kogemus on see, et see töötab kiina. Ja ma räägin seda kogemuse baasilt, mitte selle baasilt, et ma olen kusagilt lugenud. Ja et ma olen sellest täiesti veendunud, et osade patsientide puhul, kelle hulka, ma pean enda arvama, see töötab. Ja ma ei arva ka, et see mingi nüüd tõenäoliselt ei tööta kõigi puhul, aga osade puhul see töötab ja siis nii ongi. Aga mitte liiga isiklikuks minnes, aga oma kogemus on ikkagi, ma arvan, hea, millele on toetuda, et mis praktikat sa üldse teed? Ma olen, mulle ei meeldi mulle tundub see meditatsiooni sõna, ma ei tea, kui suur mediteerija ma nüüd olen. Ma ei julge nüüd küll öelda, et ma oleks päiksega jõudnud väga pika dialoogini. Aga tõsi ta on, et ma üle 1,5 aastat ikkagi iga hommiku istun 20 minutit vaikuses. Mu meel muidugi rändab, kogu see meditatsioonitehnika eesmärk on ju see, et saada oma see rahutu meel korraks välja lülitada. Monkey mind. Jah, võib-olla selle
no ütleme alates juulist iga päev, alates juulist 2018 iga päev, sisuliselt iga hommik 20 minutit, see on juba õige mitu tundi, eks. Aga võib-olla, kui ma olen saanud oma meele seisma, mida see ka ei tähendaks, 10 sekundiks selle aja vältel on hästi. Või sedagi, ma arvan, et see on ülempiir, aga no, ma teen ikka seda edasi. Ja mul tulevad seal tihti puht töised mõtted tulevad pähe ja vahel väga head omast arust tagant järgi, isegi tänulikkus, sellega on mul väga lihtne. Iga hommiku palud kainet päeva, iga õhtul tänad kaine päeva, minul on see alkohoolikuna lihtsam kui paljudel teistele. Suhted loodusega. Ma mäletan, mis seal on. See, mida ta seal soovitas teha. Ta oli iga harjutuse lõpus on kaks harjutust. Ja see päikse tervituse ma olen võtnud, selles mõttes on see hommikuvõimlemist olen ma nüüd taga ikkagi teinud ja selle ma olen sisse lülitanud suhted taimedega. Päikse tervituse all sa mõtled, see on see jooga mingi asi? Jah, see väikese, mis on see... See on vist kõige levinud jooga mingi asi. Ja. Noh, ütleme siin, keda sa siin detsembrikuus väga tervitad, et kui sa just ei taha, eks. Aga seda ma teen sellegi poolest. No seal on, kui ma tõlkisin suhted taimedega, seal on 2 harjutused, vali endale välja mingi puu ja käi seda vaatamas lihtsalt. Seda ma ei ole teinud, mul ei ole konkreetselt. Ja teine vist harjutus, et vaata luubiga lille sisse. Alguses võid vaadata, et mis asja sa seal jaur, mis asi see nüüd siis on, eks. Aga no jällegi see on see, et hakka märkima asju, et see on seesama see, mis ta ütles ja see on ka raamates kirjas, aga see, mis ma sealt Londoni intervjuust eriti meelde, et nii pea, kui me lakkame pidama asju enesest mõistetavateks, nii pea me märkame, et me võime olla tänulikud peaaegu kõige eest, et just märgata neid asju. Ma ei arva, et ma selles oleks kuigivõrd edasi nüüd liikunud, aga natuke vast ikka ju et ütleme seda jah, et ma ei ole nüüd mingit puusõpra endale välja valinud, kuigi ma... Kadrioru baris. Ja ei, mul seal akna taga üks on ja niimoodi, aga no ma käin looduses küll palju ja... No see on vist üks asi, mille mõju nagu... Või ma üritan käia. Mille mõju on ilmne kõigile, et kui sa lähed metsa, siis on nagu hakkab kohe parem. Mis siis tuleb? Siis me oleme jõudnud 5. rituaalid. Nüüd ma ikkagi naljalt ei jäta vahele pühapäeva, ma olen Jaanikoor koguduse liige, seal ma mitte iga pühapäev ma ei jõua sinna, aga pigem ma ikkagi jõuan ja vahel pühavaimus rituaalide osa, seal ma käin. Ma ei ole kunagi olnud musikaalne kahjuks, aga ma arvan, et see ühislaulmine, selles ma olen täiesti veendunud, et see on üks ravivamaid. Isegi kui sa ei oska laulda, kirikus sa seda teed, siis on mulle ema ja õde korraldavad mingeid selliseid sabateid, kus tuleb ilma rahvas kokku ja laulab küll rahvalikumaid laule, aga see on väga vahva. Ta on üks lause seal, mis mulle väga meeldib, et rituaalid kõik need tervitused, mis need on rituaalid. Jällegi nendest võiks kuidagi aduda seda, ikkagi lõpuks ta taandub kõik ikkagi tänulikkuse peale, ma arvan. Väga palju nendest asjadest taandub tänulikkuse peale. Ja mis ma seal tahtsin öelda? Et me ei saa, et rituaalid ümbritsevad meid kõik, et me ei saa nendes mitte osaleda. Küll me saame aga siis valida, millistes me osaleme ja mis häälestusega me seda teeme. See on superlause. Olen osalenud ka sellistel kuidas ma sulle, mis
olen osanud ka teiste religioossete traditsioonide siis korraldatud tseremooniatel, sest lõpuks otsivad nad kõik ju erinevat asja, nii et see ja teinud seda samasuguse häälestusega, nagu ma käin oma jaanikoguduses, et ikkagi aupaklikult ja alandlikult selle sõna, mitte lömitavas tähenduses, aga laulmisest me juba rääkisime, rituaalid ja need läksid kokku ja palverännakud, siis käisime naisega sellel sügisel, rändasime 9 päeva siis seda Portugali teed pidi Santiago de Compostelasse, mis oli suurepärane kogemus, soovitan kõigile. Et ja tõsi ta on see, et ma tunnen ennast palju paremini kui 3 aastat tagasi, kõikvõimalike parameetrite järgi on elu läinud paremaks. Veel kord, see on minu kogemus. Ja see on see, mida sa küsisid ja see on see, mida ma vastasin. Jah, väga, väga tänulik, et jagasid. Sest ma arvan, inimestel on vaja ka võib-olla toetada teiste kogemustele ja eeskujudele ja ma arvan, niiviisi me õpetajatele ja et me oleme kõigi õpetajad mingil määral. Me peaksime olema üksteise psühholoogid, ma arvan. Ja ma arvan, et sellised vestlused mõjuvad ravivalt nii sulle kui mulle. Ja võib-olla ka kellegile veel 3. kes veel ei ole magama läinud. Mõtlen, kas veel ütleme mingid järelsõnad, mille raamatut oodata võib selle kõige valguses? Raamat, ma arvan, et nüüd on niimoodi, et täna viiakse viimased parandused sisse, siis tuleb see minuga küljendatud raamat mulle veel tagasi ja siis ma teda lugema ridarialt ei hakka, ma vaatan lihtsalt üle, et võib-olla mingid pehmemad kohad. Aga siis ma arvan, et ta on veebruarist on ta väljas. Kõige olulisem on praegu see minu jaoks see sama intervjuu 80-minutiline. See ära eestindada mu kolleeg. Ma olen seda kõik ära tõlkinud ise. Kolleeg pani ta tiitrid alla, ma pean ise oma teksti veel. Selle ma teen ise ära, et hiljemalt reedeks tahaks ma selle suure intervjuu välja panna, see on nüüd väga võtame natukene lähemalt. Jah, see on väga oluline asi, et ja siis see on see 23. aprillil tuleb ta siis Eestisse, toimub 2 üritust siin, üks EBS-is, üks tea täpselt raamat esitas, ei ole saalis veel kokku leppinud. Ja selgelt see on ikkagi kõige olulisem asi praegu. Et kui mul oleks, ütleme, kogu see tegevus seltsiga on veel kord lähtunud sellest, kõigepealt sest ma olin ise sügavas kriisis. Ma tundsin, et kõik ümber on kriisis ja see on olnud, kogu see teekond on olnud minu parim vastus sellele ja teekond ta on olnud, mul on hea meel, et sina oled sulle tänulik, et sa oled aidanud siin viimased palju siis 2,5 aastat juba. Midagi sihukest, jah? Jah, et suur tänu sulle, suur tänu Toomale, suur tänu Kaiele, kes nüüd on meiega. Isiklik tänu talle. Aga inimestele kõik, kes on tähenduse teejuhtidest käinud? Ja inimestele, kes on kõik tähenduse teejuhtidest käinud, inimesed, kes on meid toetanud, meil on 49, praegu lugesime üle ja 49 toetajat, kes on raha andnud, tahaks teid tänada. Kindlasti Estonian Business Schooli. Estonian Business Schooli. Kelle stuudios me praegu oleme. Stuudios me praegu oleme Marti isiklikult, Arnolt isiklikult, Margust. Ei taha siin Margusel olen ma väga palju tänupõlgu üldse.
ja ega ma ei oskagi jah, nimeliselt, Kaiet muidugi veel. Ja kus sa siin selle piiri, kus sa selle piiri siin nüüd vead? No ma ise iga hommik tänan neid inimesi, kes on siis mu teele praktikaid toonud ja nende olulisust ja neid mulle õpetanud, et need on vast kõige olulisemad asjad, mis mul täna elus on. Ja muidugi tänu sõpru, kellele ma olen, Kauri muidugi tänu, kellele ma kaineks sain. Kuigi meil on temaga oma ja kõiki neid sõpru sellest vallast. Kauriga on meil olnud siin nagistamist ja nii ja naa, aga see tänutunne on ikkagi jah, et ma arvan jah, et kokkuvõttes ikkagi lahenduse võti peitub tänulikkuses, nagu vaatasime. Just. Et jah, ma ei oska muud midagi öeldagi praegu. Tänan sind, Hardo, et... Aga vaatame lõpetuseks võib-olla selle, et lõppeks kõigile hea tujulised, kes selle veel vaatame seda lonksu asjas. Ja vaatasin, see on päris hea. Räägime seda tausta ka, ta vist oli siis 7 aastat elas ja tema puhul on jah Indias. Ja tal on, mulle meeldib see, nüüd ma panen selle Russell Brandiga on tõlkimisel lõik. Kas te võtate, kui ta tuli selle morfilise resonantsi teooriaga välja, siis ja hakkas seda rääkima oma Cambridge'i molekulaarbioloogidest laborikaaslastele, et there looks a blank incomprehension selle jutu peale, aga et nad India rongides, et kõik olid väga, et ta teeb seda India aktsenti ka nii kuradi hästi järele, nii kui ma seda kohe et seal oli kõik oli väga chill, et there's nothing new there. Ja nüüd ta räägib see oma seda India kogemustest, see on ikka väga naljakas. Et need, kes on vastu pidanud, nüüd ikkagi 2 tundi saavad vähemasti minu arvates, kui me nüüd huumori meil vähegi klapib kuulajatega, siis saavad ikka tublisti naerda. Nii, see on ikka väga lahe. Ja see veel kord sõnakasvud, keelekasutus ja huumorimeel on need, mis kuidagi ja lõpuks, et see kogu see asi töötas minu jaoks. No nii, et heli on peal. I was intrigued by India and by yoga and by meditation. And in 1974, I had a chance to go and work in India as the principal plant physiologist at the International Crops Research Institute in Hyderabad. And I was thrilled by the idea of immersing myself in this exotic and fascinating culture. When I was in India, I visited temples, ashrams, I went to discourses by gurus, and I had a number of adventures, and some of them bizarre. I mean, there are some aspects of Hinduism are deeply profound. Other aspects are simply bizarre. And one example, this has actually got into a book. I told this story soon afterwards in London to somebody who told it to an Indian writer called Geeta Mehta, and she put this in her book Karma Cola. But this was I was visiting this guru who was supposed to be a miracle worker, and he was famous for causing messages to float from the ceiling. You'd be sitting there and sheets of paper would float down from the ceiling with profound messages on them. So I went to see him hoping to get a profound message float down, but because I was a foreign scientist, he decided I needed something more special than just a message, which was the odor of sanctity. Now, there's a tradition in many cultures that holy men have a sweet smell, the odor of sanctity. And so he said to me, he said, I am having the odor of sanctity. And so I said, oh, yes. And he said, I will show. You come with me. And he said, come. So he took me and I followed him. And he led me into a lavatory. And so there was this toilet, and he locked the door, and I found myself in this lavatory with a famous guru in his orange robes. And he said, my urine will turn to rosewater. So he got out a mug. He got it off a shelf. And he says, you watch. And I thought I should avert my eyes, but no, he insisted.
So I watched him pee into this metal tumbler, and then he gave it to me. He said, "It is for you." So I said, well, let's go back to... So we went back to the room, and I described what had happened to people there. And the trouble is, my sceptical mind was racing through. I hadn't seen the mug before he peed into it. Had he put concentrated rose water into it before he peed, etc.? It did smell of roses. It did smell of roses. So everybody there was amazed by this. They said, "This is a very great blessing." So I said, "Well, it's such a great blessing, I feel I must share it." So I was able to get away with only the tiniest sip, since everybody there was... see on ikka, it did smell of roses. Väga sürr. Jaa, aga et see veel võib-olla... Oot, mikker. Ja, et see sama pildiga, vaata, mis tal oli see... et see sama loeng, et kui nüüd kellelgi peaks... Kui me nüüd räägime just... läks selles... Et kui nüüd kellegi peaks huvi tekkima selle vastu, siis et ma arvan, et see on minu jaoks võib-olla üks kõige olulisemaid loenguid üldse. No ta on ikkagi asi, mis avas täiesti uue. Yeah. See on päris palju on selles ühes loengus ka. See on väga hea, see on lihtsalt mina ütleks, et see on kõnekunsti tipp. Minu arvates. Ja, pean nõustuma. Ja. Kõnekunsti puhtalt retoorika tipp minu jällegi isikliku kogemuse baasil ja nii palju kui no see ei ole lihtsalt plära, vaid on lihtsalt see, mida sa teed ja reaalselt on lihtsam elada. Kõik, mis sa muud oskad ikka ütelda. Ja seda me peaks ju siin kuidagi aitama üksteisel elada, mitte et üksteist Facebookis vahule kloppima. Aga see, mis sa ütlesid, oli päris hea, et me peaksime kõik olema üksteise psühholoogid, et on päris hea. Toeks vähemalt. Just nimelt, jah. Et see virtsa loopimine seal ja ega sõna alguses sai sellele siin isegi kaasa aidata, et Twitteris sai siin klähvitud Kauri ja Ahtoga ja mõnda aega, mis sa ikka oskad targemat teha ja paljud ongi segaduses ja näevadki, et see ongi nüüd ennast ja teisi niimoodi hulluks ajada tundubki olevat nagu ainuke asi, mida teha. Jah. See kuidagi ei tundu mulle nagu mõistlik. Aga vähemalt siin on, ma arvan, positiivne programm on olemas. Jah, on küll, jah. Selles ja see teeb endal ikkagi öelda seda raamatut on hea müüa, sest ma ise tean, et see on väärt asi ja mul on väga õnnelik, et mul on õnnestunud nii kaua kuidagi kõigele vaatamata elada, et see on kuidagi ära tehtud ja loodame, et on... Tuleb veel... Ja ma järgmine raamat on see sama Ways to Go Beyond, kus ta käsitleb veel 7 praktikat. Mis on mingi määral jätk siis sellele? Mis on ongi jätk ja kaasa arvatud siis ka... okei, sellest räägime. Jõuab, jah. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast! Väga ahva oli!